Tere! Mina olen Eija Uus ja sa vaatad Rahvaraamatu sisuhäälingut Raamaturännak. On käes mai lõpp ja mida see tähendab? Nagu ikka, see tähendab, et on aeg head read kirjandusfestivaliks ning nagu igal aastal on ka sel aastal väga palju kirsse meie kirjandustordil ja sel aastal näiteks on meil Edouard Louis, raamatu Muutuda meetod, autor on Eestis Head Read festivalil. Festival kestab 28. maist kuni 1. juunini ja peamiselt siis Kirjanike Liidus, Harju 1 Tallinnas ning ka Eesti Lastekirjanduse Keskuses on väga palju ägedaid autoreid nii välismaalt kui Eestist ning meil on kohal ka Elena Fischer, raamatu Paradiisi aedautor, Sofi Oksanen, kes vähemalt Eesti lugejale küll tutvustamist ei vaja ning kodumaistest autoritest astuvad üles näiteks Armin Kõumägi ning Katrin Ruus. Aga täna tähistamaks seda, et Rahvaraamatus on lastekirjanduse kuu ning pühendame ennast lastekirjandusele ning peagi saabuvale lastekaitsepäevale. On meil siin Jaanika Palm. Tere! Tere! Lastekirjanduse uurija. Ja tahtsin sind täna siia kutsuda, et küsida kõige selle imelise kohta, mis meil on siin viimastel ajal letile jõudnud ja meie lugemislaudadele jõudnud. Mulle tundub, et praegu läheb lastekirjandusel ja eriti Eesti lastekirjandusel väga hästi. Jah, tegelikult ei saa tõesti kurta, et ma arvan, et meie lastekirjandus on ühes paremas seisus, kui ta kunagi läbi aastate olnud on. Et meil ilmub väga palju tegelikult lasteraamatuid, et iga 3 päeva tagant ilmub umbes siis üks Eesti autori uus teos. Et see on tegelikult ikkagi päris palju ja Eesti, nagu me teame, on üldse raamatute avaldamise poolest maailmas esirinnas, kui nagu võrrelda meie rahvaarvu. Et selles suhtes et kus see kõik alguse saab, et saab alguse lastekirjandusest ja sellest, et meil on väga hea lastekirjandus ja siis sealt edasi juba ka suurte kirjandus. Aga kas on ka põhjust muret tunda? Kas need numbrid on kuidagi vähenenud viimastel aastatel, et sellise nutimeedia ja sotsmeedia pealetungiga, et kas lapsed loevad vähem, kas raamatuid kirjutatakse vähem? Kirjutamise poolelt kindlasti mitte, sest raamatuid kirjutatakse ikka kokku ilmub eestikeelseid lasteraamatuid aastas 800 erinevat nimetust, et selle seast võiks iga laps siis midagi leida, mida lugeda. Aga mida on võib-olla natukene vähem, et neid tiraažid vähenevad natukene, et kui varem tehti esimene tiraaž näiteks 1000, siis praegu seal viimastel raamatutel mõnel on ka sisse kirjutatud juba, et seda on trükitud näiteks 800 eksemplari. Et selle võrra on nagu vähem ja muidugi mis võib-olla teeb nende ilmutamise koha pealt meil kõik minu arvates väga hästi, et sellel ei saa nagu võib-olla midagi ette heita, aga teisest küljest, mis teeb muret, on see, et need raamatud ka lasteni tegelikkuses jõuaks. Ja seal me jõuame juba selleni, et eks ole, et raamatu hindadeni kõigepealt poes, et kas iga pere saab endale lubada, et ta tuleb, ütleme, kord kuus poodi ja laps valib sealt endale raamatu või ta ei saa tegelikult seda endale lubada. Ja kui ta ei saa endale lubada, et kust ta selle raamatu siis kätte saaks, et kas raamatukogudel on nii palju raha, et nad jõuaksid tellida siis vajaliku eksemplaarsusega endale teoseid. Et kõik, kes tulevad ja vähegi tahavad lugeda, et saaksid seda siis teha. Siis tegelikult laste kannatus, me teame, on märksa lühem kui täiskasvanute oma, et kui ta käib võib-olla raamatukogus ja seal on oletame, et 1 või ka 2 eksemplari seda raamatut ja need on kõik väljas, et võib-olla ta tuleb teine kord veel küsima, aga kas ta 3. kord ka tuleb, et selles ei saa enam nagu kindel olla. Et see on võib-olla see, mis mulle nagu kõige rohkem muret teeb, et sest iga laps võiks Eestis ikkagi, kui ta vähegi tahab, jõuda selle raamatuni ja see oleks minu arust nagu väga oluline. Aga selle
muu ilmutamise osas ma arvan küll, et meil on tõesti hästi palju selliseid toredaid kirjastajaid, lasteraamatute kirjastajaid, kes teevad tõesti südamega tööd ja oskavad meile valida tegelikult päris palju ka head tõlkekirjandust, et seda ei tasuks ka ära unustada, et paljudes suurtes maades on tegelikult komme, et seda tõlkeraamatut ilmub seal niimoodi näpu otsaga ja enamasti on see siis ka tõlgitud suurte keelte vahendusel. Aga meil on enamus ikkagi tõlgitud otse, mis annab nagu sellele raamatule minu arust suurema ja parema võimaluse meie kultuuri konteksti kuidagi sobituda. Ja teiseks, et need raamatud on ka väga ilusasti ja kenasti välja antud, et see on ka tegelikult tore. Eesti oli hiljuti Bologna raamatumessil peakülaline. Mis see meie jaoks tähendab? No see oli ikka väga suur asi. Seal oli, esiteks see tähendas meile keskusele ja Kirjastuste Liidule ja Kultuuriministeeriumile ka seal kõrval, kes aitas seda korraldada. Ikkagi kõigepealt enne juba aastaid tööd, et me saaksime sinna ja teiseks siis, kui me sinna olime saanud ka enne ikkagi aasta aega põhjalikku ettevalmistust. Ja ta tõi tegelikult meile väga palju tähelepanu seal koha peal ja kõik need päevad, mil me seal messiboksis olime ja inimestele meie lasteraamatuid tutvustasime, siis ma arvan, et ikkagi kõik said teada, et mis see Eesti lasteraamat on, milline ta on ja mis on võib-olla tema tugevused. Sest tegelikult väga palju selgus seal Bologna raamatumessil, et otsitakse sellist kohalikku koloriiti või seda midagi, mis oleks nagu eriline või teistmoodi. Ja tegelikult Eestil oli seda nagu hästi palju pakkuda. Et meil on hästi eriilmelisi illustraatoreid ja meil on ka palju selliseid eriilmelisi tekste. Ja huvitav oli minu jaoks ka see, et tegelikult meil ei läinud kaubaks ainult nii-öelda need uued ja kõige värskemad raamatud, et meie et kui raamatupoodides käia, siis tegelikult need värsked raamatud tulevad kogu aeg peale ja need, mis on juba paar aastat tagasi ilmunud, need tõstetakse kuhugi nagu kõrvale või need justkui enam ei ole esiplaanil. Siis messil tegelikult tuli väga selgesti välja, et seal ei ole vahet. Tunti väga palju huvi näiteks ka meie pokkude vastu, meie sipsiku vastu, mis oli nagu väga südantsoojendav, et inimesed olid väga huvitatud meie raamatutest, et mina arvan, et mõne aasta pärast on näha, et kui palju siis meie lasteraamatuid nagu jõuab ka otseselt tõlkesse. Aga igal aastal käies seal Bologna raamatumessil ja ka teistel raamatumessidel, et kas sina märkad, näed sa lastekirjanduse uurijana, et kas lastekirjandusel on praegu mingisuguseid suundasid, kuhu lastekirjandus liigub või mingisuguseid populaarseid teemasid, millega eriliselt hetkel tegeletakse? Seal, kui teemadest rääkida, siis minu arust on väga esil igasugused loodus- ja keskkonnaga seotud teemad. Ja seda lahendatakse tegelikult päris väikestele lastele kui natukene suurematele. Meilegi on selliseid raamatuid päris palju jõudnud. Ja mis minul on nende raamatute puhul hästi sümpaatne on see, et tegelikult õpetatakse lastele just seda tunde poolt, et kuidas need loomad või elusolendid võiksid tunda, et lapsed saavutaksid sellise emotsionaalse kontakti ja siis oskaksid vastavalt loodusega ringi käia, et ei võtaks seda enesest mõistetavalt. Teine hästi suur tendents on see, et tekstid muutuvad järjest lühemaks. Ilmselt täiskasvanute raamatute puhul on ka seda tegelikult näha, et ka täiskasvanute raamatud muutuvad õhemaks et kirja suurus on näiteks suurem, et kui me omaaegsed need raamatud tõstaks tänasesse šrifti, siis nad oleksid ikka tõeliselt sellised telliskivid. Aga lasteraamatute puhul samamoodi. Ja see muidugi esitab autorile väga suure väljakutse tegelikult, et kuidas ma surun nagu sellisesse nappi vormi, siis selle sisu, mis ma tahan öelda. Et
see on kindlasti paras väljakutse ja muidugi lasteraamatutes tegeletakse ka palju igasuguste kehaliste küsimustega. Ja see on ka võib-olla selline tendents, mis on nagu tulnud viimastel aastatel. Täiesti teisest teemast küsimus, aga kas sa oskad öelda, miks küllaltki vähestes eestikeelsetes lasteraamatutes on tekst läbivalt trükitähtedes? Vähestes? Minu arust on seda liiga palju. Okay. Selles suhtes, et mina ette lugemiseks ma ei teeks ühtegi raamatut trükitähtedes. Aga see aeg, kui laps nagu ise õpib lugema? Ise lugema õppimiseks kindlasti, aga see on nii lühike aeg minu arust. Ja uued suundumused on ju üldse selles, et sa õpid tegelikult ära korraga kirjakuju, et sa ei peaks 2 korda õppima. Et tundub nagu lihtsam, selliste raamatute puhul peab väga hoolsalt valima, et mis eesmärgiga ma raamatu kirjutan. Kas ma kirjutan seda selleks, et anda edasi sisu, kas ma tahan, et laps loeks sealt ise või ma tahan, et sealt loeks vanem lapsele ette. Kui ma teen sellised pikad read ja kirjutan nad kõik trükitähted, siis ühel täiskasvanul on seda õudne lugeda tegelikult. See on nii keerukas teha ja kui on pikad read, siis need read lähevad palju kergemini segi minu arust, kui näiteks nendes kirjatähtedes kirjutatud read. Et lugema õppimiseks loomulikult ja eriti hea on seal teatud ülemineku ajal, kui nad on kõrvuti, eks ole. Aga kindlasti minu arust neid raamatuid ei ole tegelikult, võib-olla vähe. et mõned lihtsalt inimesed arvavad, et ma kirjutan hästi pikad sõnad sinna, panen nad lihtsalt trükitähtedesse, siis see ei ole lugema õppimise raamat. Et lugema õppimine käib ikka natukene teise metoodika järgi, et ilmselt kõik me teame seda karuaabitsat, kui mugav sealt oli, eks ole, et olid natukene suuremad tähed, väiksemad tähed ja see asi, mis siis lapse vanem või õpetaja või keegi lapsele ette luges, see oli kirjatähtedes seal kõrval. Et seal on jah erimetoodika, aga selliseid asju võib-olla see ei ole minule nagu õige küsimus, et mina tegelikult sellise didaktika ja sellise metoodikaga ei tegele, et kindlasti tasub keegi kutsuda, kes on ka seda nagu täpsemalt kommenteerida. Aga seal sellel hetkel, kui laps õpib lugema, tasub tal kindlasti küsida ka vanemaid raamatuid. Neid meil on päris toredaid ja on ka päris toredaid neid kordustrükke tehtud, et seal ei peagi võib-olla see raamat olema, et igal aastal mõni selline raamat tuleb, et täitsa raamatukogudes osatakse väga hästi neid raamatuid soovitada, ma leian. Ja täna palusin, et sa võtaksid kaasa enda mõned lemmikud või mõned viimase aja silma paistvad head lasteraamatud. Mis sa kaasa oled võtnud? Mul on siin hunnik, sain natukene suur saate jaoks, aga ikka mis minu lemmik möödunud aastal oli minu arust ilmus 2 täiesti super suurepärast pildiraamatut. Üks neist on siis Kairi Loogi Natukene suur, mida ma soovitan nii nendele, kes on juba suureks saanud, kui ka nendele, kes on ainult natuke suured. Mis on imepärane raamat siis sellest, kuidas kasvada ja mis see sinuga teeb. Ja ma olen väga paljude täiskasvanute käest kuulnud, et see on nende täielik lemmik, sest see nii ilusasti selgitab ära, et kas suurtel ja väikestel on vahe või ei ole. Et hästi selline südamlik raamat ja imearmsad pildid muidugi ka. Ja teine raamat pildiraamatutest siis, mis on samuti minu arust suurepärane. Ma oleks tahtnud veel suuremat raamat selles, sest pildid on Marja-Liisa Platsilt siis ja tekst Anti Saarelt, Härra Haaraldi unistuste aed. Ja see on samamoodi selline raamat, millega haakuvad päris pisikesed lapsed ja siis juba need, kes on natuke suured või päris suured, sest igaüks meist on unistanud, sest Härra Haaraldi unistuste aias ei kasva mitte tomatid ja kurgid,
kuigi need vist ka, ma saan aru, aga nende kõrval on kõik need unistused siis ka. Ja muidugi eriti meeldib mulle selle raamatu lõpp, sest siin on toredasti öeldud, et kogu selle roheluse keskel kasvab härra Haraldi aias ka üks puu, üks päris tavaline pirnipuu. Iga kevad, kui see õitseb, unistab härra Harald, et tuleb hea pirni aasta. Mõnikord tulebki, aga mõnikord ei tule ka. Ja nii see lihtsalt on. Et hästi selline armas ja tore lugemine ja tõesti iga kord võib siis seda lugeda ja avastad nagu mingi uue nurga alt, mingi uue toreda mõtte, mis sulle tuleb. Mina olen ka käinud lõputult nendel raamatumessidel ja vaadanud ka, lugenud sadu välismaa lasteraamatuid ja see tundub mulle nii välismaa raamat, et kuidagi see illustratsiooni paigutus ja kuidagi kuidas see kui lühidalt seda teksti siin on ja kuidas see tekst niimoodi hüppab lehelt lehele ja see terviklikkus, et selles raamatus on midagi nii välismaist, et ta kuidagi nii huvitav oli seda lugeda ja ise mõelda endamisi, et huvitav, mis selle teeb nii välismaiseks, et Eesti raamat on kuidagi teistsugusem. Vaat ma ei oska öelda, sest minule, et võib-olla ühelt poolt selle valitud looma pärast, eks ole, et see tiiger võib-olla ei ole nagu see, mis meile oleks, aga need teemad, mis seal tõesti on sellised, mis võiksid olla iga maa lasteraamatus tegelikult. Aga mis on huvitav selle raamatu puhul, et kuidas seda kasvamine on kirjeldatud, kui tiigri triibud nihkuvad, eks ole, et ta on nagu väga huvitav kujund on tegelikult leitud, ja selle ümber nagu on kogu see lugu ehitatud, et selles suhtes on väga põnev raamat tõesti. Ja ma arvan, et tal läheb tõlkes ka hästi, sest tundub selline teema, mis tõesti huvitab paljusid. Ja need illustratsioonid siin, kas need on... Anne Pikkovi tehtud on need, jaa. Need on, tundub, et nagu linoollõiked või ma ei oska seda kommenteerida, aga sellel näitusel, kui ma olen näinud originaale, siis need on ikka veel suurepärasemad kui need on, et tõesti väga hästi valitud koloriit, mida praegu ei ole tegelikult üldse palju kasutatud, et raamatupoes ta paistab nii hästi silma ja siis siin on ka nagu see tekstuurne pind, mis on väga mõnus, et kutsub kohe niimoodi ennast näppima ja vaatama. Ja siis huvitav on minu arust veel selle raamatu puhul see, et kuidas neid väikseid ja suuri tiigreid on kujutatud, et nendel tõesti on hämmastavalt palju sarnast, et see raamatu idee tuleb nagu sellest väga kenasti ka pildis välja, et nad tõesti toimivad koos nagu väga hästi. Jaa, nõus. Nii, aga siis võib-olla midagi, mis on nagu päris Eesti raamat, on doktor Tindi Pleki Töötuba, mis on siis Priit Põhjalalt ja Ulla Saarelt. Ja siin on tegemist siis ajakirjas Hea laps avaldatud koomiksitega, keeleteemaliste koomiksite ja ülesannetega. Koomiks ei ole tegelikult meie lastekirjanduses mingi selline tihekülaline, ta on pigem ikka väga kaugelt ja väga harva tuleb meile. Aga Ulla Saarelt on siin tehtud tõesti nagu suurepärane töö, et siin on sõnade sagedusest, sõnade päritolust, väga erinevaid põnevaid ülesandeid on siin taga ja et kui nüüd keegi juhtub mõni emakeele õpetaja vaatama juhtumisi seda meie podcasti, siis see on nagu küll tõesti hea materjal selleks, et koolis anda lastele kätte, aga teisest küljest ka ise lastel uurida, et mis nende sõnade taga on. Et hästi selline tore ja kui mis sõnade taga on, siis möödunud aastal oli palju kurtmist, et meil oli hirmus kehv lastelõule aasta, igalt poolt kostus seda. Ja ma ise ka ütlesin seda, aga pärast, kui hakata mõtlema, et kui meil ilmub Doris Kareva lasteluule kogu, et siis see oli ka ääretu häbematus niimoodi väita.
ja muidugi siin on see sama asi, tuleb jälle ilusasti esile, mis meil teiste raamatute puhulgi rääkisime, et me ei saa teha head lasteraamatut nii, et seal on ainult hea tekst või et seal on ainult hea pilt. Et sellised raamatud kuhugi ei jõua. Tõesti, et nad peavad olema ikkagi omavahel nagu suurepärases kooskõlas, et neilt õnnestuks niimoodi, et nad köidaks lapsi ja nad tõmbaks enda juurde kas pildi abil teksti juurde ja siis moodustuks sealt nagu midagi veel. Et tõesti siin on Doris Kareva ja Regina Lukk-Toompere pildid ja miks ongi see põnev, et see Regina pildid toovad Doriste luuletustes väga hästi esile mingeid hoopis teisi asju. Ja minu jaoks ääretult põnev kogu sellistele teismelistele või ka natukene vanematele väga sellise laia sõnavaraga, et ma kujutan ette, et lastel on siin nagu omajagu nuputamist või siis ma loodan väga, et samamoodi nagu see eelmine raamat, et õpetajad leiavad nagu selle üles ja näitavad lastele, et milline on hea lasteluule, et see ei ole, et ma riimin mina ja sina ja mõtlen, et kõik on nagu korras, vaid et see on sama tähtis ja oluline ja lastele võib rääkida väga keerulistest asjadest, et siin on ka teemad juba sõdadest, haigustest, jõuab aga samas sellisest helges võtmes ikkagi. Ja tõesti nagu mul on nii hea meel, et Doris Kareva kirjutab lasteluulet ka, et tal üks värsjutt ilmus ülemöödunud aastal ka, aga see raamat on tõesti ka suurepärane ja väga, niisugune pakub elamust mitmel tasandil. Ja siin me rääkisime veel sellest kohalikust koloriidist, siis siin Triinu Laan on meil üks võib-olla selliseid autoreid, kes seda kohalikku koloriiti siis nagu väga palju meie kirjandusse toob, et varasemates raamatutes on ta võru keelt kasutanud siis kas paralleeltekstina või siis on need sõnad ära seletatud eelnevalt lausetes ja siis siin ta on kasutanud sellist tehnikat, et see papa, kellega poiss siin koos on, tema räägib siis ikka võrumurret ja see on siin võrumurdeks ka jäetud. Alla on pandud siis sellised väikesed tõlked nende jaoks, kes võib-olla võrukeelega hästi kursis ei ole. Aga mis see kohalikkus siin siis tähendab võib-olla meie jaoks nagu selliseid lihtsaid ja tavalisi asju, eks ole, et seal kas või nende nii-öelda poismeeste toitude tegemist papa puhul või siis saunas käimist või siis lehtede kuulamist, surnuaias käimist, kõik sellised hästi tegelikult argised tegevused, mille jaoks võib-olla ei jätku nii palju aega, nagu tegelikult tahaks nautida neid tegevusi, siis siin raamatus tuleb väga selgelt esile, et selle jaoks ongi vaja neid papasid ja mammasid, kes siis aitaks näha, et mis see elumõnu on, et papa on teadupärast siis elumõnu ekspert, et siis toimetavad oma poisiga seal koos. Et väga, väga armas raamat tõesti, mille puhul ma olen kuulnud, et meeldib väga ka vanaemadele ja vanaisadele ja ka suurematele ja väiksematele lastele. Minu 4-aastase tütre üks suur lemmik. Ja, et tõesti, et selline, tal on nagu vanema tasand olemas, siis tal on see lapse tasand ja ta on hästi emotsionaalne raamat tegelikult ja neid lugusid luues kohe, ma kujutan ette, et kuidas laps tunneb, et kuidas ta selles suunas nagu areneb või õpib inimesi mõistma ja elu mõistma, et see on tõesti suurepärane raamat minu arust ka. Siis natukene suurematele lastele ma võtsin kaasa Elmek Nigoli Mingi säde, mis räägib siis autismispektri häirega tüdrukust, kes siis tajub maailma jälle omal moel ja siin raamatus on väga hästi esile toodud just see, et kuidas ta seda maailma siis tajub ja mis tema jaoks on selles maailmas siis teistmoodi, et need nii-öelda tavalised lapsed siis saaksid aimu sellest, et kuidas see maailm siis välja näeb. Ja mis teda siis nagu köidab, on see nõidade teema ja tuuakse see paralleel, et võib-olla
need nõiad, kes tajusid seda maailma ka teistmoodi, et nendel võis ka olla mingisugunegi selline probleem. Probleem on vale sõna, teistsugune maailma nägemisviis, ütleme niimoodi. Et hästi selline südamlik raamat, mis näitab, et igal ühel on tegelikult koht ja õigus olla siin sellisena, nagu ta on, ja tal on anda tegelikult teistele hästi palju, sest see tüdruk suudab ka panna teised siis mõtlema natuke teistmoodi, endast aru saama, et miks need nõiad siis ja nendele tähelepanu pöörama, et neid olulisena näitama, et see on ka väga, väga tore selline südamlik raamat, et kui on vaja midagi ette lugeda, siis võib seda ka päris väikestele lastele juba lugeda, arvan mina. Aga väikestele lastele ette lugemiseks soovitaks ma veel seda Oskarit ja mina. Maria Parr on väga hea Norra autor ja ta on selliseid palju toredaid lasteraamatuid on meile ka tõlgitud. Ja mille poolest nüüd need Norra raamatud toredad on see, et need lapsed seal Norras on kuidagi, või Maria Parri kirjutatud lapsed on sellised hästi hakkajad, nende vanemad on hästi toredad, lasevad lastel vabalt toimetada, neil on teatav vabadus ja nad saavad nendest väga hästi aru. Siin on tegemist siis 2 lapsega, Oskariga ja Minaga. Ja Oskar on siis väike vend, ühe tüdruku väike vend, kes siis võib olla kohati ääretult tüütu. Aga teisest küljest on ta ka ikkagi hästi tähtis sellele tüdrukule, et ta tahab tema eest hoolitseda, aga samas ei taha ka, et sellised kahetised tunded tahaks nagu suureks saada, aga ei taha ka suureks saada. Et hästi just sellise laste omavahelise dünaamika jälgimiseks on see tore raamat ja muidugi siia on sisse põimitud ka siis ema ja tema venna lugu, et ema oma venna kaotab haigusele ja siis sealt tuleb nagu see teine plaan, et kõik väiksed õed ja vennad saavad ju kunagi suureks ja kuidas siis neil omavahel võiks edaspidigi üksteisest nagu tuge olla. Et selline hästi tore ja südamlik lugemine jälle. Ja siis selline ameeriklastelt ka midagi, miks ma võtsin kaasa selle lõpuks jetke, on selline muinasjutt, kui me teame kõik Roald Dahli Matildat, siis see on võib-olla natukene selline analoog, aga ikkagi omamoodi. Räägib siis ühest tüdrukust, kelle ema oli linnapea ja isa oli ka mingi ametnik seal, aga nad on muretsenud endale lapse selles mõttes, et kõik teised muretsevad lapsi ja saavad siis ajakirjade kaantele. Meil oleks ka vaja sellist last endale, keda me saaks siis eksponeerida. Ja siis siin vahepeal olid kuskil toredad pildid ka, et kuidas see ema kandis teda nagu käekotti teatud hetkedel. Ühesõnaga, see on nii üle võlli paisutatud teema, aga seal on hästi palju nagu noppeid kaasajast. Ja lõpuks loomulikult see tüdrukul on keelatud majast lahkuda, aga ta lõpuks läheb ja avastab raamatukogu ja avastab raamatud ja tänu sellele siis läheb tema elu märksa paremaks. Et ta on nagu ühelt poolt hästi humoorikas ja ülepaisutatud raamat, teisest küljest ka väga selline südamlik ja raamatutest rääkiv raamat, et milleks meil raamatuid üldse vaja on. Et võib-olla selline valik täna selline valik, homme oleks võib-olla teistsugune juba. Oh, super, nii tore. Aga veel ettevalmistamiseks küsisin sult ka sellise asja, et aga sina ise, mis on viimasel ajal olnud raamatud, mis on sind ennast rõõmustanud, mida sa oled väljaspool lastekirjanduse uurija olemist enda naudikuks lugenud? Mul ongi praegu mul võib-olla kõige viimane lugemiselamus oli mul see Kairi Loogi uus täiskasvanute raamat. Aga sellest on nii palju juttu olnud, sest ma mõtlesin, ma sellest nagu pikemalt ei räägi, et igaüks, kes loeb ja kes on umbkaudu samal ajal kasvanud, see leiab üles sealt kõik need toredad kohad, mis just teda kõnetavad. Aga pooleli on mul 2 asja.
Üks on see Moonasilmad, mille puhul on ka küsimus, et kuhu alla teda siis paigutada, et mõned on teda pannud nagu lastekirjanduse või noortekirjanduse alla, teised jälle arvavad, et see on kindlasti täiskasvanute raamat. No siin on ka peategelane, eks ole, 10-aastane, pimedaks jääb tüdruk ja vanaisa tahab talle näidata midagi ilusat. Et mulle väga läks hinge nagu see algusstseen, kus vanaisa tuleb talle külla ja näeb, mis asjad on tüdrukul toas. Ta ütleb, et tal on võib-olla seal üks lamp, mis on tema arust ilus, mille isa oli kuskilt antiigipoest ostnud, ja teine asi oli plakat seina peal, mis ka vanaisa kunstimehele nagu vastas. Siis ta mõtles, et kujutad ette, et ta kasvab nagu suureks ja ainukesed asjad, mis tal tulevad silme ette, on siis sellised madala kunstilise tasemega teosed, et selleks ajaks, et tal oleks kuskil edaspidi võtta, mida meenutada, tuleks talle tutvustada tõelisi kunstiteoseid ja siis nad käivad kunstimuuseumis igal nädalal. Et see on nüüd selline mekutamise raamat, et sa võtad ja loed ühe peatüki ja siis mõtled selle peale, et selles suhtes hästi tore ja sümpaatne raamat. Ja teine, mis on ka mul pooleli, on see Oht olla täie mõistuse juures, mis on ka minu arust nagu täiesti suurepärane raamat. Et ühelt poolt ta toob tõesti ette, et loomingulistel inimestel on suurem tõenäosus saada nimetatud hulluks või olla kuidagi nagu sellesse liiki liigitatud, aga samas on ka palju teisi inimesi, kes teevad täiesti veidraid asju. Ja selle raamatu puhul on tõesti niimoodi, et mõned kohad ajavad sind kohutavalt naerma, sest need ongi nagu kummalised juhtumid, mis inimesed teevad või kuidas nad täiesti ebaratsionaalselt käituvad, aga teisest küljest siin on ka nagu nii kurvad kohad, et neid saab lugeda ainult kodus ja üksi olles. Et mulle meeldib just, et kuidas ühte raamatusse on nagu pandud kokku kõik selline aimeline teave ja teisest küljest, kuidas ta ikkagi suudab sind nagu hingepõhjani liigutada, et selles suhtes väga, väga tore ja sümpaatne raamat ja ka sellest, et võib-olla just nagu, et kas see liigitamine kellegi kuhugi liigitamine, et ma saan aru, et see on mõistlik, et kõiki inimesi indiviididena käsitleda on nagu raske. Aga teisest küljest, et võiks nagu natukene äkki, et ei pea kohe otsustama, kes kus ja kuhu kuulub, et võib natukene nagu niisama vabalt ka võtta, et need võib-olla on need, mis mind praegusel hetkel on nagu kõnetanud. Suur aitäh sulle, Jaanika! Ja, aitäh Heiga kutsumast! Ja nüüd meil on siin suur rõõm tervitada ka teist saatekülalist. Meil on siin nimelt Helena Kostenuk, tere! Tere, Eesti Lastekirjanduse Keskusest, kes siis on spetsialiseerunud noortekirjandusele. Ja see on teema, mille kohta minult ülitihti küsitakse. See on teema, mille kohta ma ei oska peaaegu midagi rääkida. Mulle tundub, et noortekirjandus on väga suure arengu teinud alates sellest ajast, kui mina viimati noor olin. Et räägi meile, mis toimub noortekirjanduses? No jah, et oleneb, kui kaugel ajaloos sa nüüd selle noortekirjandusega minna tahad. Et selles suhtes vastab su jutt tõele, et enne te siin rääkisite lastekirjandusest ja lastekirjandusel on hästi ilus juhka ajalugu. Aga noortekirjandusest me saame kõige varem võib-olla alustada tegelikult 19. sajandi lõpust, kus siis ilmusidki esimesed, ütleme, Kiplingi džungliraamat ehk nii-öelda Maugli, Cooperi nahksuka jutud, võib-olla Dumalt Graf Monte Cristo, siis juba hüppame edasi 20. sajandi algusesse, kus meil tulid Huckleberry Finni seiklused, siis tuli meil Loftingi Doktor Tuuritle sari, ma ei tea, kas sina oma lapsepõlvest seda mäletad, mina olin küll üsna suur fänn ja tegelikult algupärasel noortekirjandusel olidki hästi siuksed nukrad ajad, et seal 60-ndatel, 70-ndatel hea, kui 1-2 algupärast noorteraamatut üleüldse ilmus
ja selline plahvatus nii-öelda toimus siis 2020ndate alguses ja ega sellel plahvatusel nii-öelda oma roll oli tegelikult ka sellele, et Kirjastus Tänapäev ja keskus siis panid koostöö kokku ja kuulutasid välja noorte romaani konkurssi. Et see nagu andis sellise julgustava platvormi, kas siis juba kogenud kirjanikule või alustavale kirjanikule ja tegelikult see toimub siiamaani iga 2 aasta tagant ja seda on nagu statistiliselt huvitav näha ja jälgida, et praegu see viimase trendidest ta kõigubki nii-öelda see noortekirjanduse ilmumine, et kui on see konkurss toimunud, siis ilmub natukene rohkem algupärast noortele ja kui pole, siis on jälle see tõlke osakaal natukene suurem. Aga eks ta sisult ka loomulikult muutub, et nii nagu lastekirjandus, nii käib ka noortekirjandus ju maailma trendidega kaasas, et see, mis parasjagu kuskil aktuaalne on, täpselt see jõuab siis natukese kerge hilinemisega, kui ta jõuab lõpuks ikka sinna noorteromaani. Aga mis siis hetkel need teemad on, mis noortekirjanduses, värskemas noortekirjanduses sa näed, et Eestis või siis välismaal praegu trendivad? Jah, trendid. No trendidega on jälle see huvitav asi, et mingi hetk oli meil hästi palju sellist fantaasiakirjandust noortele. Tulid ju Videviku saagad ja kõik need labürindijooksjad ja mida sai ise ka ahmitud mõnuga juba täiskasvanuna. Ja siis selline, ütleme siuke fantaasia element või siis õudusnarratiiv, ma isegi ütleksin, kõik need libahundid ja vampiirid ja zombid ja sellised asjad hakkasid nagu vaikselt noortekirjandusest ära hääbuma, et see ei olnud enam nagu moekas. Ja nüüd pigem ma ütleks, et viimase aastaid vaadates mulle tundub, et selle asemel on just kui ulme hakanud rohkem pead tõstma. Sest mingi hetk meil ei olnud noortele ulmest praktiliselt mitte midagi anda, et nad tuli täiesti sinna täiskasvanute riiuli juurde ja juhatada, et proovige midagi siit. Aga viimased 2 aastat on küll hästi positiivselt selles suhtes üllatunud ja just tõlke osas. Ja võib-olla ka sellist ajarändamist on rohkem nagu sisse tulnud, aga mingid asjad on ikkagist jäänud samaks, mis on kogu aeg, et suhte teemad, enese otsing, see minapilt on väga tähtis, sõprade leidmine. Vahepeal oli meil siin nali, et juba tekkis tunne, et tahaks statistikat teha, et kui palju on noorte raamatus kellegi lapsevanem siis nii-öelda maha koksatud või surma saanud selles mõttes, et kuidagi selliseid leinaraamatuid oli vahepeal ka nagu üllatavalt palju just algupärases. Aga see on nüüd ka hakanud vähenema, et kui varem nagu ütleme, et ei saanud siis, või need vanemad olid just ka alati negatiivsesse rolli kujutatud, et siis eelmisel aastal mulle jäi isegi 3 noorte raamatust silma, et et ema vähe sellest, et ta elus on, ta on isegi nagu positiivne tegelane, et nad suhtlevad omavahel, nad annavad nõu, nad hoiavad kokku, et see on nagu väga tore muudatus, sest et ma ei tea, miks peavad alati vanemad negatiivses rollis olema. Aga mõtlesin ühe trendi peale veel, et kui ma seda küsimust sain su käest, et mis siuke huvitav trend oli ja siis mulle lõi ette see alkoholi teemad noortekirjanduses. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, et alkoholi teemast kui sellisest hakati ju tegelikult kirjutama alles 70ndatel. Et ilmselgelt noored jõid ka varem seda vägijooki. Ja siis oli see ka hästi huvitav, et meenus kohe Lutsu kevade, kus see tegelikult oli ju esindatud sellises humoorikas võtmes, et olid ristsed, võeti napsuse, päädis, eks ole, sinna sauna minekuga ja see oli selline nagu, et noored on ikka, teevad nalja, testivad piire, see oli siukses vabas võtmes justkui. Aga samal ajal ilmus ju ka Aino Perviku Õhupall, kus oli hoopis teine kontekst, et seal oligi ta nagu selline hoiatav, kergelt moraliseeriv, ehk siis noorte matkaseltskond on Riias, nad otsustavad, et õhtul läheks restorani, ikka tellivad veini, likööri ja kui siis see üks tütarlaps natukene rohkem napsutab kui teised, et siis kohe järgnes sellele selline hukka mõistmine ja kui ta tagasi jõuavad, et siis täiesti kaaluti, et tüdruk tuleks sellise käitumise pärast koolist välja heita, ehk mingi osa siis nendest raamatutest olidki nagu sellised moraliseerivad ja hoiatavad, et nii ei tohiks kindlasti üks noor inimene käituda. Ja praegu, kui ma vaatan, siis mulle tundub,
et noorte alkoholi tarbimine on asendunud hoopis lapsevanemate probleemidega, et justkui lapsevanem on see, kes raamatus nüüd haarab pudeli järgi ja noor on nagu hädas, et oi, et kuidas ma saaks oma vanemat aidata, et seal on niisugune huvitav pööre toimunud. Ja muidugi 2000 alguses see alkohol tegelikult minu meelest asendus narkootikumidega. Et see on nagu siiani jäänud ka. Et kas või siin meenub kohe üks Leedu tõlkeraamat Süngete vette vaimud ja nii, et neid ikka on, et kus noored jätkuvalt siis maadlevad, et see narkootikum järelikult on selle noore igapäevaelus ikkagist veel probleem, et see ei ole kuhugi kadunud ja sellest kirjutatakse. Mis on need raamatud, mis sa täna endaga kaasa tõid? Et noorte raamatu puhul on see, et nad on ikka nagu sellised kopsakad, eks? Et siis ma ei saanud väga palju neid kaasa valida võrreldes laste raamatuga. Mulle meenus kohe, et siin käisid aasta või ma ei mäleta 1,5 tagasi meil jaapanlased keskuses külas ja siis tegin neile väikese tuuri ja nad vaatasid noorte kirjanduse riiulit ja nad kõik tegid hästi suured silmad, et kas tõesti teie noored loevad 200+ lehekülge, et meil Jaapanis, esiteks on see mangakultuur ja teiseks, kui ka on nagu selline, ütleme, tekstiraamat, et mitte mingil juhul üle 100 lehekülje. Et seda 100 leheküljest noorte raamatut ilmub vaikselt ka meile. Et saab pakkuda, aga kui ikka lugeja tahab lugeda, siis tahaks ju lehekülge, eks? Ma ei tea. Kuigi ma saan aru, et see on nagu selline kahanev trend. Aga vaatasin siis mina ka tegelikult eelmise aasta raamatute poole, sest et aasta algus on tõesti selline periood, kus raamatuid ilmub vähe ja noortekirjandust ilmub üldse viimased aastad vähe, et hea, kui me 30 nimetust aasta peale siin saame. Ja kõigepealt jäi mulle silma siis Soome autor Jukka Pehm, Imepoiss Leon, mis on siis jalgpalli triloogia esimene osa. Ja siin on siis peategelane 13-aastane poiss, kelle teada tema ema on surnud, oma isast ei teada midagi, aga talle väga meeldib jalgpall ja ta elab siis oma tädi perega, aga kahjuks ta ei saa nagu minna kohaliku jalgpallitrenni, sest et tädi mees on õudust, igavene tüütu pahuri õel inimene ei luba teda sinna, on veendunud, et poiss ei oska. Aga poiss läheb siis lihtsalt linnaväljakule, mängib vanade meestega jalgpalli, teeb oma videod ja need videod jäävad siis silma Londonis talendiotsijale ja ta tuleb ja kutsub selle poisi Londonisse. See on selline nagu, meil kõigil on minu meelest lapsena, ma arvan, olnud sellised unistused, et mõtle, kui juhtuks nii või minust saaks see ja see inimene. Ehk et ta kindlasti nagu innustab seda noort lugejat, et äkki unistused võivad täituda, kui sa selle nimel kõvasti tööd teed, sest tegelikult poiss iga päev treenib ennast lihtsalt ise. Ja hiljem siis juba professionaalses klubis, aga lisaks sellele jalgpallile on siin kuidagi neid saladusi ja selliseid keerukaid suhteteemasid ja hakkavad need isasaladused siin minema. Väga ootaks nagu järgi sellele loole. Siis selle aasta alguses siiski üks raamat ilmus, mis mulle väga meeldib, on ka juhtumisi Soome autor Nadja Sumanen ja pealkiri on siis Rambo. Ning siin on jälle poiss peategelane, et võib-olla kuna ma ise olen poiste ema, et siis mu süda alati kisub nende raamatute suunas. Ja siin on siis 8. klassi poiss ja tal ei ole nagu kerge elu olnud. Ehk peale tema sündi siis ema on põdenud rasket depressiooni, sünnitusjärgset depressiooni ja poiss on pidanud nagu põhimõtteliselt ise elus hakkama saama, et hoolitsema, et toit oleks olemas ja riided oleks seljas. Ja kui nüüd tuleb suvevaheaeg, siis poiss ongi nagu tunneb selliseid kahetisi tundeid, et ühest küljest on nii tore, et sa ei pea neid vastikuid kiusavaid koolikaaslasi nägema, et sa ei pea koduseid ülesandeid tegema, aga teisest küljest, et see soe koolilõuna, et see kaob ju ka nagu küljest ära, eks. Ja emal on siis ikka aeg-ajalt vaheldunud peigmehed ja seekord on seal selline Risto nimeline. Tundub üsna siuke lontu esmapilgul, aga sellel lontul siis olevat kuskil suvila maakohas ja siis nad sõidavadki sinna suvilasse ja selgub, et see ei ole tegelikult Risto suvila, vaid see on tema vanemate suvila, nemad elavad seal ja nad on väga heasüdamlikud ja lahked vanapaarikene ja poisil siis tekibki seal esimest korda elus selline kindlustunne nagu täiskasvanute suunas, et kui keegi sinust hoolib ja toetab, et siis on nagu elus nagu kõik võimalik, et väga selline hinge liigutav ja samas nagu siuke mõnus lugemine.
mõtlesin, et no ei saa ju eestlast nüüd ka kõrvale jätta ja mul on tegelikult Eestis üks lemmik küll olemas, Jaanus Vaiksoo, kellel on Kingasari ja see mu käes on siis juba 4. raamat, et esimeses raamatus King 39 saavad siis 5. klassi poiss Paul ja üks tüdruk Minna saavad omavahel tuttavaks ja sõpradeks ja hakkavad sellist kingamehe müsteeriumit lahendama ja sealt ongi siis edasi, et Jaanus on suutnud kuidagi igasse osasse kokku kombineerida nagu natukene sellist keskkonnateemat, natukene loodust ja samas on kõrval kogu aeg selline detektiivi lugu ja salapära piisavalt, mis siis seda noort lugejat nii-öelda kütkes hoiab. Ja et ongi, et järgnevas osas on neil siis röövpüük teemaks, 3. on siis keegi mürgitab mesilasi ja viimases osas noored lähevad metsa lendoravate pesasid otsima, et aidata ühte professorit ja koperdavad siis kogemata röövitud varanduse otsa nii-öelda ja hakkavad lahendama ja olukord läheb siin viimases osas päris kriminaalseks ja kõhedaks. Et annaks, ma ei tea, kes jõudu Jaanusele, palun kirjuta veel, sest kinganumbrid ju jagub minu teismelisel, kes on praegu 14, on kinganumber juba 46, nii et siin arenguruumi on, ma ütleks selles suhtes. Aga jah, et siis võtsin kaasa ka natuke vanemale, et need olid siis sellised varateismelise, et mida võiks nagu 12+ kuni 14 lugeda. Aga siin ilmus eelmine aasta siis Jennifer Lane Barnesi Hawthorne'i pärand on mul siin küll see, aga pärimismängud on esimene osa tegelikult. Et 2 raamatut on tõlkes tulnud ja see on siis ütleme niisugune 9+ klass alates, kuigi tegelikult no võib natuke varem ka. Ja see on hästi lahe selles suhtes, et kui vahepeal oli nagu krimikirjandus, siis nüüd jälle tundub, et krimi noortel hakkab natukene hääbuma, aga nad tahaks ikka midagi põnevat just kui saada. Ja siin nagu sellist mõistatust ja salapära on hästi palju, et see peategelane Äveri, et tal on ka, ema on surnud, isast ei tea jälle midagi, et see on nagu selline sarnane liin, mis jookseb päris paljudes noorte raamatutes. Ja siis ta korraga saab teada, et üks miljardär on kogu oma varanduse talle pärandanud, kuigi tal on olemas lapsed ja lapselapsed, kes justkui loogiliselt võttes peaksid selle raha saama. Ja tingimus on siis see, et tüdruk läheb aasta otsa ja elab seal uhkes Häärberis ja jääb ellu selle juures. Ja siis hakkavadki koos nende nii-öelda pärijatega, kes ilma nüüd varandusest jäid siis uurima, et mis sellel miljardäril küll arus oli, et ta võhivõõrale selle raha jättis ja loomulikult üritatakse siis seda tüdrukut seal võib-olla likvideerida. ja seal on ka romantikat, sest loomulikult see on 4 lapselast on kõik väga kenad noormehed, et see peab ikka noortekirjanduses olema, et poisid on ilusad, nende järgi tuleb õhata, et see nagu paistab noortele lugejatele kaubaks minevat. Siis on üks Läti Osvalds Sebris Maarja ja see raamat jäi nüüd tegelikult napilt ilma hea noorteraamatu tiitlist, aga sama hästi oleks võinud ka seda saada, sellepärast, et ta on ikkagist nagu piisavalt originaalne. Ja tema lihtsalt võib-olla see nüanss on, et ta ei ole nagu lugejale, kes ei ole harjunud lugema ja kellele võib-olla ei meeldi lugeda, vaid ta on sellise edasi jõudnud noore lugeja raamat, kes võib-olla tahabki natuke sügavamat teemat otsida. Ja raamat räägib siis üksindusest, kus tüdruk kasvab emaga 2 ja tal on olnud nagu selline hästi tugev sõpruskond ja korraga nad jõuavad mingisse vanusesse, kus see sõpruskond hakkab vaikselt lagunema, et igaüks hakkab oma elu leidma ja tüdruk hakkab siis üsna drastiliselt käituma, tegema üsna meeleheitlikke samme selleks, et seda sõpruskonda koos hoida. Ja eks ta siis selle käigus õpib iseenda kohta nii mõndagi ja mis teeb selle raamatu võib-olla eriliseks on siis see, et vahelduva eduga on siin raamatus illustratsioonid. Ja need illustratsioonid jutustavad lugejale järgmiste peatükkide loo läbi pildi. Ehk sul on nagu võimalik aimu saada sellest, mis juhtuma hakkab, ilma et seal oleks ühtegi sõna ja siis sa võid ennast testida, et kas sa nüüd said sellest õigesti aru pärast, kui sa selle teksti läbi loed. Sest illustratsioon noorte raamatus, et see on nagu natukene võõras nähe, aga seda on hakanud veidi rohkem tulema ja see on nagu väga, väga äge, et seda võiks rohkem olla,
et me nagu liigume sealt sõnamaailmast aina järjest rohkem pildimaailma, et nii nagu lasteraamatute puhul me rääkisime, et just välismaa küsitakse, et oi, et miks teil pildiraamatutes on nii palju juttu, et see ei ole nagu, et see on Eestile omane asi, aga mitte välisriikidele. Et siis noorte raamatus samamoodi, et noore tähelepanu hajub kiirelt, ehk et hea, et kui tal on seal mõni toetav illustratsioon juures, et kus ta saab siis võib-olla vahepeal silma puhata ja enne kui ta võtab mingi järgmise peatüki. Ja illustratsioonist pakotab tegelikult siis möödunud aasta lõpus ilmunud Reili Reinausi Iiris ilu ja instapildid. Et see raamat on selline roosa-rohelise manna. Ja see on siis koostöös Marja-Liisa Platsiga. Reilil on juba minu meelest see 4. raamat, mis nad koos teevad. Igas raamatus on nagu läbivaks see, et on justkui noorte tänapäevane probleem ja sinna juurde siis lisatakse siuke kerge, kas siis folkloorist või mütoloogiast midagi, mingi siukene müstika pool otsa. Ja ma imestan, et tegelikult ei olegi juba varem iluteemadel kirjutatud ja sellest sotsiaalmeediast, et siin on siis peategelane Iiris on Instagrami sõltlane ja tema elu, ta tunneb, et tema elu määratleb ainult see, kui mitu meeldimist ta siis seal Instagramis saab. Selle nimel käib ta iga päev pildistamas, ennast postitab, tuunib neid pilte ja ta on siis valmis minema nii kaugele, et astuma suhtesse noormehega, kes talle tegelikult ei meeldi, kuna see noormees on aga Instagramis väga populaarne, võimalus tekib selle noormehega koos pääseda reality show'sse, et siis Iiris tunneb ennast nagu, et ta on pigem valmis loobuma poisist, kelle vastu ta tunneb sümpaatiat, kui et loobuma sellest kuulsusest, mis selle Instagrami eluga nagu kaasneks. Ja kõik siis selle päevani, kui juhtub üks väike õnnetus ja Iirise välimus saab kannatada. Lõppu ma ära ei reeda, aga jah, et seda peatükki siis vürtsitavad sellised allikahald ja monoloogid, kus siis allikahald ja sigatseb ka armastuse järgi ja mulle nii meeldis see koht, kus ta siis ütleb, et oi, et ilu poolest ei ole ju tüdrukud muutunud, eks ole, et ikka nad on kaunid, olid enne ja on nüüd ja ta ei loobu nagu mõttest, et ühel päeval üks kaunis neiu siis tuleb sinna vee alla ja elab seal temaga õnnelikult elu lõpuni. Aga et kui vanasti noored ärkasid päikesetõusu valguses, siis tänapäeval noored ärkavad sinise heleldava nutitelefoni valguses, et ka tema juba jõuab sinna tõdemuseni. Et sellised olid siis minu noortekirjanduse soovitused. Täna, just nimelt. Suur tänu. Ma ise olen väikese lapse ema, et noortekirjandusega ei ole ammu kokku puutunud. Aitäh, et sa valgustasid selles teemas. Aga mul meenub, et üks küsimus, millega minu poolega tihti pöördutakse ja millega ma ei oska kuidagi abiks olla, et kurdetakse ja just pigem poisteemad kurdavad, et koolis soovituslik kirjandus on enamikes klassides liiga küps, et pidevalt on soovituslik kirjandus poistele nagu mitu aastat ees nende arengust, et umbes, et ma ei tea, poiss on 10 või 12 ja tegelikult vanemate hinnangul veel täitsa laps ja päevad läbi mängib oma arvutimänge või teiste poistega jalkat, aga et siis koolis sunnitakse lugema abordist ja vägistamisest ja mingist narkosõltuvusest ja nii edasi, et siis vanematel tekib nagu tohutu trots ka kirjanduse suhtes ja kirjanduse õppimise suhtes, et minu laps, kes on rikkumata ja kes on veel alles mängimise eas, et miks te sunnite teda siukseid asju lugema? Oskad sa midagi selle teema kohta öelda? No ma arvan, et iga õpetaja kujundab ise oma soovitusnimekirja, et mida nad koos loevad. Ja ma väga loodan, et nad tegelikult ikkagist loevad neid klassis nagu ühiselt ja arutlevad nende teemade üle. Et ega see noorte kirjanduse liigitamine on selles mõttes keeruline, et sul ongi ühest küljest on need varateismelised, kellest sina räägid, et 10-12, nendele me pigem ikkagist vaataksime lastekirjanduse riiulilt, midagi sobivad sinna vastavalt vanusele. Ja siis tuleb tõesti see 15-16 pluss
ja siis tuleb veel omakorda see uue terminiga New Adult kirjandus, mis on siis juba mõeldud noorele täiskasvanule ehk 18 kuni sealt edasi, ütleme 25. Ja see viimane grupp võib olla niimoodi, et ma soovitaksin nagu õpetajal kindlasti teha koostööd esiteks raamatukogudega, et raamatukogu hoidja oskab kindlasti öelda, et mis vanusegruppi see ja see noorteraamat kuulub, sest praegu on küll nii, et me võime minna ütleme raamatukogus riiuli juurde ja sealt noorte raamatu välja valida, mõeldes, et ta sobib justkui 7. klassist, aga tegelikult on pigem see New Adult kirjandus. Ja. Aga noh, et see on võib-olla ka jälle nagu ütleme kirjandusmaastiku või raamatukogude moodus natukene suurendada seda noortekirjanduse osakaalu, sest seda ilmub nii vähe, mingi hetku hakkas ingliskeelset kirjandust vabalt liikuma, et siis just kui noored läksid selle peale üle, kirjastused leiavad, et ei ole võib-olla mõtet tõlkida nii palju enam ja eks see on selline surnud ring nii-öelda, et kui me ei tõlgi, kui ei ilmu, siis noortel on veel vähem mida lugeda ja siis sa tahad neile ikkagist midagi pakkuda, et ma mäletan oma kunagi ajast, kui ma veel raamatukogus töötasin, mul oli nagu nii kurb jälgida neid noori, kes tulevad, küsivad iga kuu, et kas vahepeal on midagi uut ilmunud, et need kullatükid, kes tõesti armastavad lugemist ja kui sul ei ole talle mitte midagi pihku panna, siis see murrab nagu sellise südame, et jah, küsige, konsulteerige õpetajaga ja tuleks siis võib-olla lastevanemate koosolekul see teema tõstatada, et võt meie tunneme nii ja naa, et arutame lastega koos läbi, et mis nimekirjad, et õpetajad on hästi väga erinevad, et meie õpetaja näiteks on alati laste käest küsinud, pakkunud välja mingid raamatud, et mis te nendest arvate, lapsed saavad koos vanematega arutada, et see on ju tegelikult kommunikatsiooni küsimus, et ma arvan, et me ei ela enam ajastul, kus keegi dikteerib meile, me just, vot nii on õige ja ainult seda raamatut tuleb lugeda. Ja sa mainisid seda noortekirjanduse konkurssi, mis koos tänapäeva kirjastusega teete, et millal nüüd järgmine konkursi aasta on? Kas... nüüd tuleb 2 aastat paus, et meil just oli ja selgusid võitjad, et nüüd me peame ootama, kuni need võiduraamatud paberil kujul välja tulevad ja... Super, nii et praegu on siis umbes selline 2 aastat on aega kirjutada. Just, väga hea, et kui keegi vähegi on selle soolikaga, kui kellelgi vähegi on head ideed noorteromaaniks, siis nüüd on see aeg ennast kokku võtta ja hakata kirjutama. Kirjutage humoorikaid lugusid, palun, nendest on puudus. Päris elu humoorikad lood. Et kõik ei pea problemaatiline olema, siis ei pea vanemad ka kurvastama, et miks on ainult vägistamised ja narkootikumid, et tegelikult enamus meie noori meie ümber on ikkagi täiesti tavalised noored, elavad oma tavalist elu, teevad pulli, et sellist kirjandust on rohkem vaja. Kas vaadates nüüd edasi siia järgmistesse aastatesse, kas on sul endal mingisuguseid ennustusi, mis sa arvad, mida on oodata siin noortekirjanduses järgmistelt lainetelt rahvusvaheliselt, mida sa tunned, et paistab, et hakkab veel rohkem tulema või mida sa ise tahaksid, et tuleks rohkem püünele? Ma ei oska sulle teemade lõikest niimoodi öelda, et ma lihtsalt muretsen südant kogu aeg sellepärast, et peas, et tuleks, et olgu ta siis krimi, olgu ta siis probleemraamat, olgu ta siis suhteraamat, et tähtis, et erinevaid žanreid ilmuks võimalikult ideaalis kuskilt kaugetelt maadelt, et kõik ei tuleks Ameerika inglise kirjandus, mitte et sellel midagi halba ja viga oleks, aga lihtsalt niivõrd huvitav on nagu sellist, korra meil ilmus Jaapanist üks noorteraamat, see oli kohe nagu selline värske õhusõõm, et Mis raamat see oli? See oli juba paar aastat tagasi, tahaksin süüa su pankreast ja et see oli nagu nii mega, et selliseid asju nagu tahaks rohkem, Aga see on jah huvitav see kuidagi määratlemine, et mida me ka
ma ei tea, kirjastustena ja raamatupoe töötajatena ja turundajatena, et mida me suuname noortele, et mingeid raamatuid lugedes mõtled küll, et ma ei tea, et äkki see on noortekas, et see Jaapani kirjandusest rääkides see Oamoos, mis siin paar aastat tagasi ilmus, mis on väga-väga populaarne, et seal on 3 tegelast ja üks nendest on üks noor koolitüdruk, et siis see ka tundub, et on küllaltki nagu naivistlikult kirjutatud ja räägib nagu mingisugustest elu hetkedest või sellistest, et võib-olla see on mingisugusele noorele ja siis samas mõtlen, et mingid romaanid, mis ma olen lugenud, mis on justkui suunatud täiskasvanutele, aga tegelikult räägivad ju üleni sellest nagu nooruse kogemusest või ma ei tea. No paljud on jah, nagu kuidas see on, et siis mul ei tule eesti keelest ka see termin meelde, et justku need earomaanid, et suureks kasvamise lugu, et see raamat algab jah, see hetk, kui ta on nagu ütleme lapseeas ja siis ta jõuab juba välja sinna täiskasvanu ikka. Et eks neid on ka nagu noortekirjanduse all olemas, aga seal on jah nagu kasvasin enne need Moona silmad vist jah, oli teil jutuks, et ma ei ole ise seda raamatut veel lugeda saanud, aga tihtipeale ongi nii, et sa vaatad, et oi, et kui tagakaanel on peategelane 10-aastane, et kuhu me ta siis liigitame. Et kas Leilo Tungla seltsimees laps, et kas ta nüüd lasteraamat või on ta ikkagi täiskasvanute raamat, kuigi jutustus toimub läbi lapse silmade. Et see on selline hägune piir. Ma saan aru ka kirjastaja seisukohast, et tegemist on ju äriettevõttega, et teie eesmärk on nagu müüa. Ehk kui ma liigitan võib-olla mingi raamatu noortekirjanduseks, võib jääda ju kogemata sinna riiulile, sellepärast, et kui lasteraamatut ostab lapsevanem, ostab vanaema, kes tuleb külla, siis noorte raamatut niisama naljalt kingiks keegi juba ei osta. Ehk seal peab olema väga korralik turundamine taga. Et jah, lihtsam on tõenäoliselt müüa teda täiskasvanute nime all, ma pakun välja. Et siis ikka kirjandushuvilised inimesed tulevad ja haaravad ja siis, kui juba sobib, sa saad noorele pakkuda. Et ma saan aru sellest. Aga kas välismaal oskad sa öelda, kas see YA, Young Adult ja üldse selline noortekirjandus, kas see on praegu kasvav trend või ka on see niisugune sotsmeedia ajastu toonud kaasa ka selle nagu sektori kuidagi hääbumise, et kas... No pigem mulle tundub, et see sotsiaalmeedia on välismaal seda nagu parandanud ja ma arvan, et tegelikult Eestis võivad ka ingliskeelsed raamatud minna päris hästi just tänu nende TikToki videodele. Et jah. Ja su enda nii-öelda mitte siis tingimata noortekirjandusest pärit viimase aja lugemiselamus? Ja, et enamuse ajast kulub tõesti laste ja noorte raamatute lugemisele, aga ma pigistan ikka sinna aeg-ajalt sisse täiskasvanute raamatuid. Mulle meeldivad krimiraamatud, mulle meeldivad reisiraamatud, et aga mul on ka üks nõrkus ja selleks nõrkuseks on õudusfilmid. Ja kui ilmub õuduskirjandust, siis on päris kindel, et ma selle raamatu kätte võtan. Ja kui nüüd Shirley Jacksoni kummituslik Hilimaja ilmus, lõpuks eesti keeles, sest see originaal on mingi 57. välja tulnud õudusklassikaks tituleeritud, et siis ma olin kohe, et vau, sellest raamatust on tehtud 2 filmi ja Netflixi sari, need on mul kõik vaadatud ja ma tahtsin kohe läbi töötada, et kuidas see originaal siis nendega võrreldes nagu on. Ja tegelikult seda võib iseenesest ka soovitada noorele lugejale juba, aga no muidugi siis 16+, et siin on ikkagist väga palju sellist psühholoogilist mängu. Et peategelane on siis filosoofia doktor minu meelest, kes lõpetanud magistri antropoloogias ja ta siis usub, et oma uurimust teha oleks õige läheneda asjale parapsühholoogiliste nähtuste uurimiste kaudu siis ja selleks ta otsib tükk aega maja, mis kummitaks. Lõpuks ta leiab selle Hester Hilli maja ja rendib selle siis 3 kuuks välja ja kutsub sinna siis nii-öelda
katsealused on nüüd vale sõna, nagu inimesed, kellel on une- ja ärevushäired ja siis hakkab vaatama, et kuidas siis inimene psühholoogiliselt hakkab käituma, kui ta sellises keskkonnas viibib, et siin raamatus ei ole niivõrd autor keskendunud mingi kummituse kirjeldamisele, aga küll aga luuakse selline mõnus kõhe õhkkond, kus justkui see maja ärkab iseseisvaks olendiks muutub, ta on selline, tegutseb omapäi ja ta on pahatahtlik ja kui siis üks nendest peategelastest, kes nii-öelda uuritav on sellise raske lapsepõlve ja võib-olla sellise labiilse närvikavaga, ehk siis lugejal tekibki nagu küsimus, et kas see Elena noor nagu kujutab ette, et kõik need asjad seal majas toimuvad või need asjad toimuvad päriselt ja kõige põnevamad ongi sellised psühholoogial mänglevad raamatud, kus sa tõesti mõtled, et inimese mõistus on ikka nagu fenomenaalne, et sa võid endale, ma ei tea, kuu ja mis iganes kaela mõelda ja samas sa võid ennast täiesti kuhugile mutta maha matta, et nagu mega, et sellised raamatud mulle meeldivad. Ma praegu naersin sellest lihtsalt, mulle nii meeldis, kuidas su silmad läksid põlema, kui sa praegu rääkisid sellest. Nii äge. Ja mina ei ole vist seda žanrit väga julenud lugeda, aga tõesti Shirley Jacksonit. No võt, proovi järgi. Väga soovitatakse selles žanris. Aga kas noortele kuidagi spetsiifiliselt ka õuduskirjandust? No noortel on ikkagi see narratiiv jooksis seal nende libahuntide ja vampiiride, et Reili Reinaus tegelikult oma folklooriga toob ka päris palju kummitusi noorte kirjandusse, et see õudus on noortel omal kohal täitsa. Väga kihvt. Suur aitäh sulle! Aitäh, et kutsusid. Ja loodame tõesti, et see noortekirjandus jätkab oma võidukäiku, et aina rohkem oleks noortel mida lugeda. Et siin podcastis meil on ka käinud väga palju autoreid, kes on rääkinud sellest, et ma ei tea, lugesin siin Pullerbi lapsi ja siis järgmisel hetkel juba, ma ei tea, Jane Eyre'i, et nagu, et seal see vanasti seal vahel ei olnud nagu mitte midagi, mida lugeda, et nii tore, et sinna tekib midagi. Et mõtlesin ka, et mis mul endal omal ajal olid, et sellised välismaa seriaalide raamatud olid siis, kui 90-ndatel, kui mina kasvasin, et Beverly Hills ja mingisugused veel siuksed vähem tuntud imelikud Ameerika sarjad, mis tehti meil raamatuteks, et aga hea, et seegi oli, et jah, täpselt. Midagi, mis lugeda saab. Aga suur tänu. Nüüd ma tean, mida soovitada, mida kinkida noortele ja pean tunnistama, et väga-väga põnev valik oli ja tahan ka ise kohe neid lugeda, et poleks arvanud, et suudab mulle noortekirjanduse nii hästi maha müüa. Suur tänu. Ja siis väga loodan, et mõni meie kuulaja sai ka siit hea mõtte, et kirjutada 2 aasta pärast noorteromaan. Igal juhul ilusat lastekirjanduse kuud ja peagi saabuvat lastekaitsepäeva. Lugemiseni!